Kui muidu on harjutud politseinikke nägema tee ääres kas radariga või siis alkomeetritega, siis nüüdsest on politsei relvastuses ka sellised relvad. Tõepoolest meil tekib üks täiendav võimekus teostada siis politseilisi ülesandeid märksa keerulisemas keskkonnas, küll aga peab mainima, et tavakasutusse need relvad ei tule, et ehk siis esmareageerijate käes elanikkond ilmselt neid ei näe. Me räägime siin eriüksuse, kiirreageerimisüksuste arendusest ja võimalusest kasutada täiendavaid võimalusi siis kriisiolukorras, eriolukorras või siis sõjalises olukorras ja ka siis, kui Vabariigi Valitsus on need olukorrad välja kulutanud. Nagu aru võib saada, siis selle väljaõppe saavadki konkreetselt ikkagi kiirreageerijad ainult. Ja me räägime eriüksusest ja kiirreageerimisüksustest. See vist ei ole väga tavaline, et Eesti Kaitseväel ja PPA-l tuleb hakata koostööd tegema ja seda raske relvastuse selgeks õppimise näol. Minu arvates on see täiesti normaalne ja tavaline koostöö, et relvatüüpe on erinevaid ja ka olukordi on erinevaid ja ettevalmistused kriisideks peavad olema nagu sellised mitmekülgsed ja võttes arvesse nüüd, mida politsei kiirreageerijad ja ka politsei piirivalveüksused nagu peavad olema võimelised tegema teatud kriisisituatsioonides, siis see on täiesti normaalne. Küll aga see vist on erakordne, et PPA saab nüüd raske relvastuse enda kasutusse. Jah, eks ohuolukord ei ole erinevaid ja me saame aru, et päris rahuaegne relv tankitõrje lask ei ole, aga samas me ju ikkagi saame aru, et võivad ka tekkida ka sellised erakorralised olukorrad, kus Vabariigi Valitsus võib anda ka politsei- ja piirivalveametile ka erakorralisi volitusi. Ja sellisteks kriisideks peab olema valmis ja ma arvan, et see on niisugune vana sõna, et looda Jumala peale, aga hoia ka püssirohi kuiv. Mis relvadega tegemist on? Me räägime Hispaania toodangust, tegemist on Instalaset C90 ühekordse tankitõrjerelvaga. Valikult oleme teinud koostöös Kaitseväega ja lähtusime siis ristkasutamise põhimõttest, sarnaselt nagu me oleme teinud siis politsei tugirelva osas, kus võtsime kasutusse relvasüsteemi, mis on juba Kaitseväes kasutuses. No kuivõrd lihtne või keeruline on siis Eesti politseinikele selgeks õpetada sellist võimaste relva? Ei no õpetada on lihtne, kuna ise on väga hakkajad, võtavad hästi omaks kõiki, mõtlevad kaasa, et siis on nagu väga, siis midagi keerulist ei ole, kuna ise kaasa ei mõtleks ja lihtsalt vägisi siia saadetud oleks, siis oleks nagu keeruline. Et väga tublid on ja väga lihtne on õpetada, et meil oligi õpetamisel oligi teooriaõpe eelmine nädal ja nüüd siis teeme praktilisi laskeharjutusi. Ja sellega me saame siis neile lõputunnistused kätte anda, kui nad lasud üles ära sooritavad. Et võib öelda, et päeva lõpuks on asjad selged? Väga selged, ütleme ausalt. Eelmise suve lõpus tulid soomukid, selle suve lõpus siis tankitõrjerelvad, kas midagi veel? No ma võib-olla siin natuke korrigeeriks, et need soomukid tulid Päästeametile, aga need relvad on puhtalt politsei võimearendusprojekt. Aga on veel midagi tulemas? Hetkel ei oska seda kommenteerida ja öelda.